Puude tõttu diskrimineerimine leiab aset siis, kui kedagi koheldakse teistega võrreldes halvemini tema puude tõttu. Näiteks võib selleks olla olukord, kus puudega inimest ei võeta tööle, kuigi ta puue ei mõjutaks tööülesannete täitmist ja töönõuetele vastamist. Puudega seotud diskrimineerimine on tihti kaudne. Kaudne diskrimineerimine tähendab seda, kui väliselt neutraalne tava seab puudega isiku teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda. Näiteks võib selleks olla olukord, kus asutuse osakonna koosolekuid peetakse alati ühes kindlas kohas, kuhu ratastooliga ligi ei pääse. Kui üks osakonna töötajatest on ratastoolis, ei saa ta koosolekutest osa võtta. Seega on tegemist tema kaudse diskrimineerimisega tema puude tõttu. Riigil, kohalikel omavalitsustel ja tööandjatel on kohustus mõistlikul määral luua selline keskkond, kus puudega inimesed saavad kasutada oma õigusi võrdselt kõigi teistega. Seetõttu on oluline alati küsida puudega inimeste arvamust kõigi neid puudutavate otsuste tegemisel. Maailm, mis on puudega inimeste suhtes lahke, on mugavam kõigile.